tere, mina olen Greta. Tervist, mina olen Sabina. Kuulate Erasmuse taskuhäälingu järjekordset osa ja seekord on meie taskuhäälingu saade natukene teistsugune, sest me keskendume nii-öelda tunnustatud õpirändurile. Tere, Liina! Tere! Räägi endast, millega sa praegu tegeled ja kuidas sa oled Erasmusega seotud olnud? Mina olen ettevõtja ja viimasel ajal olen ma pühendunud õppimisele. Olen mitu korda ülikoolis küll käinud, aga avastasin, et mulle meeldib väga puutöö ja siis läksin Tartu Kutsehariduskeskusesse seda eriala omandama. Erialad on mul tehtud, 2 korda käisin välispraktikal, 1 korra käisin Islandil, 2 korra Sloveenias. Islandil käik oli selline täis 5 nädalat õpet ja tööd ja reisimist ja kõike, aga Sloveenias oli ainult võimalus olla nädal aega, enne kui koroonakriis peale tuli ja meil tuli sealt väga ootamatul kombel lahkuda. See tegelikult oligi üks põhjus, mis nii-öelda sinu nominatsioonis välja toodi, et miks sa oled nii-öelda tunnustust väärt, on see, et sinu õpiränded on kulgenud üsna konarlikult, et sul on igal pool midagi juhtunud. Nad on omapärased, natuke teistsugused võib-olla kui kõige tüüpilisemad õpiränded. Kas me alustakski äkki mingi looga, et mis sinuga siis juhtunud on nendel reisidel? Kõige esimene asi, mis kohe meenub, on Islandil kodutuks jäämine. Läksin ma sinna siis 3 õppekaaslasega, 3 noormehega. Ma ei tahtnud nendega samas hostelis majutuda. Võtsin endale eraldi siis majutuse Airbnb-st. Esimene altminek oli juba see, et 2 nädalat enne reisi tühistati minu välja valitud korter. Ja siis pidin kähku uue leidma. Leidsin ja küsisin veel 5 korda üle, et on see ikka kindel, et ma tulla saan ja teie juures olla saan. Ja siis öeldi, ei, kõik on korras, aga teel sinna siis Rootsi lennujaamas oli esimene selline muret tekitav juhtum, kui ta ütles, et ta on teisel pool saart kuskil lõksus ja ei saa mind see öö majutada, et ole hea, leia endale kuskil mujal ja pärast kompenseerib mulle selle. Siis võtsingi 1 ööks tasulise majutuse seal poiste hostelis ja järgmine päev lootsin siis korterisse saada, aga põhimõtteliselt istusin õhtul kell 6 oma kohvritega korteri ukse taga ja keda ei tulnud, seda ei tulnud ja Airbnb-st öeldi ka, et nemad ka ei saa teda kätte ja lihtsalt jäetigi mind niimoodi sinna tänavale ja siis kohalikud vastuvõtjad, õpetajad siis kutsusid mu sooja koolihoonesse või praktikahoonesse ja siis otsisin ruttu kõik võimalikud portaalid läbi, et kust ma midagi leiaks, aga kõik oli nii kallis, kuna Islandil elu on üldse nii kallis, et mulle midagi taskukohast nagu väga ei olnudki. Ja kui siis kuskil ühistoas 8 teise inimesega või siis nii kaugel pealinnast, et mis oleks nagu logistiliselt väga keeruline olnud. Aga siis äkki üks õpetaja ütles, Liina, we found a place for you. Ja siis oma õe tütrel lasi oma kodust põhimõtteliselt välja kolida. Ja nad olid noormehega pikalt koos olnud. Ja siis mina olin siis see viimane tõuge, miks siis nii-öelda kokku koliti, et minu jaoks tuba vabastada Reykjaviki täitsa südalinnas kohe. Ja niimoodi ma endale siis majutuse sain. Ja tihti võiks ju arvata, et on hullemaid kohti maailmas, kus olla kodutu, aga samas see kõlab just nagu selline hirmuäratav lugu, millest ema, isa, vanema, vanaisa õpirändajale räägivad, et ära ikka mine, muidu jääd ka kodutuks, aga samas sa said sellega hakkama, sa tegid veel ühe väliskogemuse aasta hiljem, et mida sa ütleksid neile inimestele, kes mõtlevad, et sellised asjad juhtuvad, miks üldse minna? Sellised asjad tegelikult ei juhtu, sellepärast et nendele asjadele minnes on alati võimalus valida turvaline tee, nii et kooli poolt organiseeritakse sulle majutus ja mõlemal korral oli kooli poolt kõik nagu väga hästi organiseeritud ja ei olnud ühtegi probleemi ja tegelikult need majutused olid ka päris hea kvaliteediga nüüd tagantjärgi
mõeldes aga mina olen kogenud reisisell, et mind sellised väiksed asjad ei heiduta ja ma leian alati mingisuguse lahenduse, et no oli küll natukene hirm nahas, et mis nüüd edasi saab, aga kui oled ise selline sõbralik ja hakkaja ja positiivne, siis kõik asjad lahenevad. kas sa tundsid ka nii-öelda kohaliku sellise Erasmuse võrgustiku poolt siis seda tuge, et noh, nemad sind päris nii-öelda taeva alla ei jäta? Jaa, loomulikult, et mul olid ikkagi kontaktid olid olemas ja esimesena ma helistasingi ka kohalikule Erasmuse kontaktisikule ja tema siis juba suhtles nende õpetajatega, kes mind sealt peale korjasid ja edaspidi mulle leidsid selle majutuse. Et kindlasti oli olemas tugi, jah. Me tuleme kindlasti nende äparduste juurde tagasi, aga võib-olla korraks astuks sammu tagasi ja mõtleks selle hetke peale, et kus sinus üldse see Erasmuse mõte idanema hakkas või kust see idee sündis, et sa tahad üldse minna ja kust sa kuulsid selle programmi kohta? No tegelikult ma selle programmi kohta olen juba ammu teadlik ja ammu kuulnud, et juba ülikooli ajal sõbranna käis Hispaanias Erasmusega, juba siis oleks tahtnud minna, aga kuna mul olid lapsed väiksed, siis ei olnud see tol ajal väga mõeldav. Aga kui ma kutseharidust omandama läksin, siis ma ei olnud küll kursis, et mul on ka selle raames võimalus välismaale minna. See tuli väga positiivse üllatusena ja kohe, kui ma nägin seina peale, et välispraktika võimalused ja et seal oli ka Island sees, mis on minu jaoks ka muidu olnud alati selline müstiline riik, kuhu ma väga minna tahaksin, siis ja mind nii huvitas ka, et kuidas sellisel maal, kus praktiliselt puitu ei kasva, et kuidas seal üldse see mööblitööstus ja kõik see elu välja näeb, et siis mul ei olnud nagu teist mõtet, ma lihtsalt läksin koju ja ütlesin, ma tahan minna Islandile ja edasi oligi kõik vestlused ja kandideerimised ja siis tuli see positiivne otsus ja oligi juba minek. Millise väärtuse andis see välismaine kogemus sinu haridusele juurde? Sest paljud arvaksid, et puit Eestis on ju puud, meil on ka head kutsehariduse kohad, aga miks just see rahvusvaheline kogemus sinna juurde hariduse mõttes? Selles mõttes oli ta parem, et kui ma võrdlen oma õppekaaslaste kogemust Eesti ettevõtetes, siis Eestis on kuidagi see tihtipeale nii, et kui sa satud praktikandina kuskile, siis sa saad äärmisel juhul tööd kõrvalt vaadata või liini pealt midagi vastu võtta, väga suur osa tööd tehakse tänapäeval robotitega ära, et sa oledki lihtsalt võib-olla ainult pakkija kogu selle 5 nädalat. Aga kui sa lähed välismaale, siis esiteks seal on rohkem võib-olla mõeldud, kuidas praktikanti kasutada, kuidas teda arendada. Ühtlasi on nähtud ka Erasmuse poolt sellised võimalused natuke ringi vaadata, kultuuri, keelt õppida. Kogu see kogemus on kindlasti tunduvalt kasulikum kui Eesti ettevõttes 5 nädalat töötada, et Islandi puhul eriti, et kuidas täispuitmööblit tehti saepuruplaadist, et seal see puidu väärtustamine ja see kõik on hoopis teisel tasemel, et kui meil lendavad vanad toolid prügimäele või ahju kuskile, siis seal iga väiksemgi jupp lõigati 10-15 sentimeetristeks tükkideks, millest pärast siis treiti võilusikaid või tehti mingeid meeneid, et mida ma ise sain ka proovida, et see on hoopis teistmoodi, et avardas väga pilku, et kuidas on võimalik tegelikult iga väike tükikegi puud nii-öelda lõpuni ära kasutada ja taaskasutada ja see oli väga, väga äge kogemus. Kas see on midagi, mida sa oled saanud oma tänasesse tööellu või õpingutesse siis kaasa võtta ja teistega jagada see kogemus, sest meil praegu on tõesti palju puid, aga ma arvan, et see nii-öelda kokkuhoid ei tee paha ka Eestis. Absoluutselt. Jaa, ma ikka igal võimalusel seda kogemust jagan ja üritan nii-öelda ise ka eeskujuks olla ja säästlikumalt selles mõttes majandada, aga sellel nii kõrgel tasandil mul kaasarääkimisvõimalus puudub, et
kuna me sinna jõuame, seda ma ei oska öelda. aga sinu enda ettevõttes? Mu enda ettevõte on natuke teistsuguse valdkonnaga, tegutseb ja mul on ka väike plaan ikkagi ise oma kätega mööblit teha ja selles osas ma olen kindlasti saanud palju uusi teadmisi ja kogemusi ja nippe ja mõtteid ja mida edasi arendada. Kas sa midagi viisid Islandile ka, mida nii-öelda eestlaste poolt annab islandlastele õpetada? Kiirus ja töökus. Selles mõttes mõlemal välispraktikal tuli välja see, et see eestlase kibedad näpud on midagi, mis jätavad neile väga sellise hea mulje, et lõpetasin mingisuguse mööblitellimuse 2,5 päevaga, millega kohalik töötaja ütles, et temal oleks läinud kuskil nädal. Ja see oli Islandil ja Sloveenias öeldi kogu aeg, et Liina, slow down, et neil oli see töö oli ikkagi nii-öelda, et nad 8 tundi tegid ja vahet pole, kui kiiresti nad tegid, aga siis läksin mina sinna ja hakkasid seal akutrellid ja asjad lendama ja jällegi seal me tegime metallmööblit laboritesse ja tellimus sai jällegi tunduvalt kiiremini valmis ja siis kohalikud töötajad olid natuke mures, et sean neile selle lati nii kõrgele seal. Tulevad need eestlased, teevad siin kõik kogu töö ära. Kusjuures ma pean ütlema, et ma olen seda varem kuulnud teiste kutseõppurite poolt sarnast asja, et eestlasena neil oli väga nii-öelda kiire ja efektiivse töötaja maine. Ja ma arvan, et see lühem periood ka, et kui sa tead, et sa oled 6 aega või 2 kuud seal, siis sa tead, et sa kasutad seda asja võimalikult hästi ära ja sa teed nii palju, kui sa suudad, et võimalikult rohkelt seda kogemust saada. Aga mis sa enne mainisid, et sul oli võimalus ka natuke Islandi kultuuri ja keelt tundma õppida, et jaga meiega, kas sul on mõni islandikeelne sõna või väljend, mis meelde jäi? Jaa, tegin mina rahulikult mööblit ja kuulen, et raadiost tuleb kogu aeg ahkurat. Mõtlen, et huvitav, mida see küll tähendab. Ja siis mentor rääkis telefoniga ja samamoodi ahkurat. Minul maru palju nalja ja seletasin talle, et mida see eesti keeles tähendab ja küsisin, et mida see siis islandi keeles tähendab. Islandi keeles tähendab see täpselt või täpselt nii, et täpselt kell 12 või täpselt nii. Ja siis mina ütlesin, et eesti keeles tähendab, et kui midagi läheb nagu väga valesti, siis öeldakse tavaliselt ahkurat. Ja siis edaspidi oligi iga kord, kui mingisuguse defekti kuskil avastasin ja talle näitasin, siis ta ütles alati ahkurat selle peale. siis pididki mõtlema korraks ümber, et oi, midagi läks, ei, tegeldakse hästi, täpselt nii. Väga hästi. Mul on ausalt öeldes endal üks väga sarnane lugu, kui ma olin Ühendriikides. Me majutusin peremajutuses, ma olingi ühe perekonna juures ja nendel oli mingi tohutult suur koer, kes tahtis kogu hüpata mu peale. Mul koerad väga meeldivad, ma lihtsalt, see koer oli juba nagu 4 käpakil minust kõrgem ja siis ma ütlesin talle kogu aeg fuu. Ja siis tuli välja, ma olin perekonnaliikmetega ainult nagu eesnimepidi tutvunud, tuli välja, et see on perekond Fuu. Ja siis ma pidin neile selgitama, et nende perekonnanimi meie nii-öelda riigist on see, mida sa ütled koerale, kui ta on tüütu. Keeleviperused on üks väga tore seda ei ütle sulle keegi kohe alguses, sellised asjad peab ise korra läbi tegema. Aga võib-olla räägimegi korraks ka sellest, et mis siis ajendas sind uuesti minema õpirändesse järgmisesse riiki ja mis seal juhtuma hakkas? No oligi see positiivne kogemus, mis ma Islandil käies sain, see, mis mulle andis selle julguse ja kindluse, et see välispraktika on õige tee, et just üks koolikaaslane pidigi ainult, liistudega tegelema kogu selle 5 nädalat ja siis ma mõtlesin, et ma ei tahaks ikkagi midagi sellist proovida, mida ma võib-olla Eestis ei saaks. Ja siis oligi Sloveenias sain hoopis metallitööd teha, millega ma ei olnud üldse kokku puutunud ja ma usun, et kui ma Eestis oleks kuskile läinud, et siis ma ei oleks ka seal selliseid kogemusi saanud. Kuidas sa selle teise riigi valisid, et sa ütlesid, et Island oli sinu jaoks nii-öelda alati unistus olnud, aga kuidas teine valik sündis?
No teine valik sündis sellepärast, et ma olin Sloveeniast läbisõidul olnud ja ma nägingi seal neid suuri metsamassiive, mis seal oli ja siis ma mõtlesingi, et ma saan nagu täiesti vastupidise kogemuse, et üks maa, kus ei ole puitu ja teine maa, kus on veel rohkem puitu kui Eestis. Et mõtlesingi, et saan sellise hea võrdleva kogemuse, et kuidas ühes ja teises riigis seda puitu siis kasutatakse. Aga kas sul oli lai valik kohtadest, kuhu oli võimalik kutsehariduskeskusest minna või kuidas see on, sest paljud arvavad, et noh, võib-olla on minu erialal on vähe võimalusi, siis ma ei taha minna sinna naaberriiki, aga sinul olid nii huvitavad riigid, et mis see, kuidas see protsess ka käis? No tegelikult oli võimalik, kui ma ei eksi, siis 4 riigi vahel valida, et oli samamoodi veel uuesti Island, Prantsusmaa, Tšehhi, Saksamaa äkki. Valik oli päris lai, aga osades riikides on saksa keel selline soovituslik keel ja kuna ma ei ole kunagi saksa keelt õppinud, siis ma natuke lähtusin ka sellest, et inglise keelega hakkama saaks. Nagu ma ütlesin, siis Sloveenia tundus ka selline põnev maa, et sellepärast just see Sloveenia sai valitud. Kuidas need 2 kogemust omavahel võrdluses olid, mis oli sarnast ja mis oli erinevat? No erinev oli muidugi see, et see teine kogemus nii lühikeseks jäi, et oleks tahtnud kindlasti kauem olla, aga Sloveenias, mis oli hästi huvitav, oli see, et tööpäevad hakkasid hommikul kella 6 ajal, mis oli Islandi kella 8 algusega võrreldes ikkagi väga vara, eriti kui arvestades seda, et tööle jõudmiseks kulus peaaegu tund aega. Ja nii kahju jah, et see Sloveenia nii lühikeseks jäi, et täpselt 1 nädal, kui tuli see kriis peale, tuli juba ära minna. Jah, kuulajale siis infoks, et kriis, millest Liina räägib, on koroonakriis, sest ta käiski Sloveenias just nimelt selle käesoleva aasta kevadel. Kuidas sealt välismaalt vaadates see kriis siis tulema hakkas ja kuidas kohalikud reageerisid ja kuidas sa ise reageerisid? No selles mõttes, et kui me läksime, siis oli Eestis täpselt 1 haigestunu iraanlane, kui ma ei eksi, ja see asi tundus meist nagu väga kaugel ja selline natuke võib-olla ka veel ülepaisutatud ja me alguses ei osanud nagu midagi karta ega meil oli ilm oli ilus ja tegime tööd ja tuju oli hea ja aga siis hakkasid tulema teistest Erasmuse riikidest sõnumid, et kuidas seal on juba ettevõtted kinni pandud ja ei lasta praktikante kuskile ja tuuakse Eestisse ära, aga meie jaoks ikkagi see ei tundunud nii suur probleem, kuni siis üks hetk tuli kõne, et pannakse Sloveenia ja Austria vahel piir kinni ja tuleb lähima paari tunni jooksul riiki vahetada, et meil olid tagasilennupiletid olid Austriast, kuna sealt oli kõige lähem maa Maribori, Sloveenia linna, kus me olime, siis läks väga kiireks. Tuli meile siis koolist buss järgi, meil oli pool tundi aega, et oma kodinad kokku pakkida, õpetajad kaasa võtta ja riiki vahetada. Ja siis Austrias oli ka nagu kummituslinn, oli samamoodi kõik toidukohad pandi kinni ja jalutasime üksinda seal Graasi tänavatel ja mõtlesime, et kas ikka lennud toimuvad ja siis värskendasime iga natukese aja tagant oma telefonis seda äppi, ja siis tuli see valitsuse pressikonverents, et kõik eestlased välismaal, tulge viivitamatult koju. Ja siis ürita aru saada, mida see viivitamatult tähendab, kas sul on nüüd päev aega, kas sul on pool päeva aega, kas sul on nädal, sa ju ei tea seda. Ja siis me istusimegi 4 ümber arvuti ja olime ikka päris mures, et kas enamus lende tühistati, et kas meie oma ikka toimub ja kas me ikka koju saame. Sa räägid meie vormis lihtsalt siis ka kuulajale infoks, et sa olid koos oma kaasõppuritega tegelikult seal. Ja mõlemad korrad me käisime 4. Üks asi, mis sinu tunnustuses veel välja toodi, oli see, et selles nii-öelda kriisiolukorras sa tegelikult käitusid nagu grupijuht ja sina olid see, kes need inimesed tegelikult tagasi tõi. Kas see oli loomulik areng, et kuidas sinust sai nagu selline see vahelüli seal Eesti vahel ja selle grupi vahel või kuidas see nagu juhtus? See kuidagi kujunes niimoodi välja, et
et võtsin endale selle rolli, et olin siis kontaktisikuks kohaliku kooli ja meie õpilaste ja õpetajate vahel, samamoodi siis Eesti kooli vahel ja vahendasin seda olukorda, kuidas meil seal läheb ja kui oli vaja, siis ostsin majutuse kaasõpilastele ja ka õpetajatele, et mul oli seal kohapeal seda lihtsam kõike korraldada, sellepärast et meil oli vaja ikkagi koos liikuda ja siis saime Eesti koordinaatoriga niimoodi kaubale, et mina siis toimetan seal kohapeal ja siis pärast arveldame need asjad ära, et jah, nagu ma ütlesin, ma olen väga palju omal käel ka reisinud ja siis minu jaoks ei olnud see üldse midagi nagu nii erilist. Nii et sa arvad, et sinu varasemad rahvusvahelised kogemused andsid sulle siis selle rahuliku närvi ja organiseerimisvõime juurde? Jaa, kindlasti, selles mõttes, et mul on igasuguseid juhtumeid ette tulnud ja see ongi õpetanud, et ei ole väljapääsmatuid olukordi, niikaua kui ise võtad asja rahulikult ja positiivselt, jah. Aga siiamaani rahvusvahelistest kogemustest, kas ülemaailmne pandeemia algus on olnud kõige põnevam, kõige sellisem mitteoodatum või on olnud veel selliseid vau-momente? Või keerulisi olukordi või? Kohe meenub see, kuidas Kuubas õnnestus kinnipidamisasutuses viibida. Mis sa tegid seal Kuubal? Tegelikult oli asi väga lihtne, et rendiautole tagurdas buss sisse ja bussijuht siis üritas öelda, et meie sõitsime talle sisse. Ja kuna mul hispaania keel on üsna hästi suus, tol ajal küll nii hästi veel ei olnud, aga ma sain vähemalt nii palju ennast väljendada, et see nii ei olnud, aga ikkagi tuli 7 tundi kiviplaadi peal veeta ja sel ajal oli arvuteid veel väga ei olnud, mingid sellist kohalikud neil olid suure kineskoobiga ja seal Eestit muidugi ei olnud, siis pandi suvalisi E-tähega riike ja keeli, kui küsiti, kus me pärit oleme, mis neil olemas oli, aga lõpuks jah, peale haiglas käiku ja kainustesti, mis siis oli mööda joont kõndimine ja hingeõhu nuusutamine, sai templi ikkagi alla, et kaine ja kõik korras ja luba lahkuda. Aga samas kõik need kogemused ei tundu, et need hoiavad sind tagasi ka tulevikus minemast, et kui nüüd koroona võib-olla rahuneb ja sul oleks tulevikus jälle võimalus, kas Erasmus ja sarnased programmid oleksid ikka veel midagi sinu jaoks? Jaa, kindlasti. Ma juba siin vaatan uusi erialasi, kuhu saaks õppima minna. Et väga ootan ja need kogemused, need on just positiivsed ja tore, kui on mida meenutada ja mida rääkida, mida jagada ja mida kogeda. Kuidas on üldse olnud, kui sa ütled, mida rääkida, mida meenutada, kuidas sa tunned inimestega enda ümber, et kui sa räägid nendest kogemustest, oskavad nad samastuda sellega või kuidas nende reaktsioon on olnud? No tavaliselt ikkagi tundub, et mul juhtub grammikene rohkem, kui teistel juhtub, et teistel on ikka asjad sujuvamalt läinud. Aga on sinu vaade muutunud kuidagi Eesti õpingutele, Eesti ärimudelitele, Eesti kultuuriruumile nende mitmete rahvusvaheliste kogemustega? Jah, selles mõttes Eestis on asjad väga hästi. Et Sloveenias oldi väga üllatunud, et meil on selline suur huvi täiskasvanud inimeste puhul kutsehariduse kui sellise vastu, et seal ei ole see kutseharidus nii populaarne ja ei ole inimeste esimene valik. Et mul õnnestus isegi üks väike artikkel kirjutada kohalikku ajalehte, mis siis rääkis, kuidas Eesti kutseharidus on jõudnud selleni, kus me praegu oleme. Kohalik inimene sõidutas mind ühe korra töö juurde ja siis me sattusimegi sellest rääkima, et miks ma õpin ja tema jaoks oli täiesti arusaamatu, et sa oled ülikoolis käinud, sul on oma ettevõte, mille pärast sa kutsekooli läksid, et mis sul viga on. Ja siis ma ütlesin, et meil Eestis ei ole nagu niimoodi, et kui sa oskad midagi oma kätega teha, et seda nagu väga hinnatakse ja väärtustatakse ja inimesed väga hea meelega lähevad, et tema jaoks oli see üllatav ja siis ta palus, et äkki ma saaksin kirjutada, et nad saaksid võib-olla õppida midagi meie kogemusest.
ja see on vägev kuulda, mida sa 1 nädalaga ära tegid, et sest paljud mõtlevad, et kui nad ei saa minna 6 kuuks või 12 kuuks, siis Erasmus ei ole midagi neile, aga mida sina oma vaatenurga, oma kogemuste põhjal ütleksid, et sul ei olnud ka tõenäoliselt võimalus võtta terve aasta vabaks ja minna kuskile, aga samas tundub, nagu sa said väga palju tehtud ja väga palju kogetud selle ajaga. Jaa, kindlasti see 5 nädalat periood, see tundub ühelt poolt väga pikk, aga teiselt poolt, kui sa seal kohapeal oled, siis see on nagu niivõrd lühike ja see aeg läheb väga ruttu, aga samas kõike jõuab teha. Jõuab oma töötunnid täis teha, jõuab kohalikku elu näha, jõuab vaatamisväärsustega tutvuda, uusi tuttavaid saada, et see on väga hea võimalus. Kas oma nende uute tuttavatega, ükskõik siis kas Islandil või Sloveenias, kas sa tunnetasid mingeid selliseid nii-öelda kultuuride põrkumispunkte ka eestlastega, midagi, mis näiteks sind nende puhul üllatas või vastupidi, et mis sinus oli üllatavat nende inimeste jaoks? Otseselt mitte, sellepärast et nii Island kui Sloveenia on üsna sarnased ikkagi Eestile. Pigem oli selline, et kohe oli selline oma tunne ja kõik oli väga toredad ja ei olnud nagu selliseid mingeid teravaid põrkumisi ega mingeid arusaamatusi, et kõik oli ikka väga selline mõnus. Kusjuures Sloveenias mu korteri ja perenaine pidas väikest poekest sealsamas maja all ja ta tegi puidust jalgratast, näiteks oli kõige eksklusiivsem toode, tegi puidust käekotte, puidust kõrvarõngaid, no kõik võimalikke asju. Aga see puidust jalgratas, millega sai nagu päriselt sõita ka, see oli päris äge. Mis hinnaklassis on selline puidust jalgratas tänapäeval? Kui ma nüüd ei eksi, siis ta küsis ikka paar tuhat eurot selle eest. Aga kas sa saad sellega reaalselt sõita ka või see nagu lihtsalt pigem on selline natukene, et ma sõidan 100 meetrit ja siis pargin ja siis lihtsalt seisan seal juures ja lasen inimestel pilti teha või? No, pilti tehti palju ja igaühel sõita ei lastud, aga meil ikkagi lasti proovida ja see sama ratas, mis tal seal oli, ta ütles, et see läheb nüüd Šveitsi, et see on tal ära müüdud. 3 sõnaga, mis asi on sinu jaoks Erasmus? Võimalus näha maailma. Sa ütlesid alguses, et sa ülikooli ajal ei saanud minna, kuna sul olid väiksed lapsed. Lapsed olid sul ka siis, kui sa läksid, et mida sa ütleks nendele lapsevanematele, kes nii-öelda mõtlevad, et pere on see, mille pärast mitte minna? Esiteks on see, et see aeg läheb tõesti väga ruttu ja teiseks, kui vanasti ei olnud võimalusi videokõnesid teha, siis nüüd vahet ei ole, kus maailma otsas sa oled, sa saad ikka laste jaoks olemas olla ja vajadusel ka neid õppimises aidata ja toeks olla videosilla vahendusel, et kindlasti lapsed on toredad, aga enda peale peab ka natuke mõtlema ja mida õnnelikum on ema, seda õnnelikumad on lapsed, et see 5 nädalat, see on nii lühike aeg, et see pigem muudabki paremaks kõike, ka pereelu. Mida sa soovitaksid nendele kutseõppuritele, kes ei ole veel käinud, et mis on see lugu, millega sa näiteks veenaksid neid minema või kuidas sa neid innustaksid? Minu jaoks on nagu veider, et on vaja üldse mingit lugu või veenamist, et see projekt ja see võimalus, see minu arust räägib nagu iseenda eest, et peaks nagu rumal olema, et seda mitte ära kasutada, kui on sellised võimalused loodud. Minul ei olnud mingit veenmist vaja ja ma loodan, et need minu saadud ja jagatud kogemused võib-olla toetavad ja julgustavad neid, kellel on seda veenmist vaja, et väga hea võimalus saada, kui ei ole varasemat, esimene töökogemus, esimene välisreisi kogemus, mille jooksul siis tegelikult sul on kogu aeg tugi olemas, sa tead, et sa ei ole üksi, sul on igal pool inimesed, kelle poole sa saad pöörduda, et väga hea võimalus noorele inimesele suureks kasvada ja areneda ja maailma näha ja kui sa mõtled iseenda peale, siis mis on kõige põhilisem või kõige tähtsam asi, mida Erasmus sinule õpetanud on? Seda, et juhtugu, mis juhtub, ma saan kõigega hakkama. Seda, et
kogu maailm, praegu ei ole, aga tavaolukorras on kogu maailm lahti ja tegelikult selline ka tööalane enda täiendamine kuskil välisriigis võib anda täiesti uue perspektiivi sellele, kuidas me asju vaatame ja näeme ja teeme. Ma olen jah väga tänulik selle võimaluse eest, et ma sain 2 korda käia ja uusi kogemusi, mida ma kindlasti ei oleks Eestist saanud. Aitäh sulle! Mina soovin õnne selle puhul, et sa oled nii-öelda aasta õpirändur, Palju tunnustatud õnne ka minu õpirändur. poolt. Aitäh! Ja tänan selle intervjuu eest. Ja jääme sinu mööblit ootama tulevikus. Teeme nii!